Tere tulemast videosse, mille mina nimetan ametlikult minu esimeseks jõuluvlogiks, kus te kogete koos minuga väga autentselt aasta lõpu ja jõulude kahte külge. Seda kõige toredamat. Häid jõule! Ja seda natuke keerulisemat poolt. Mina ei maganud täna öösel. Ning video lõpus saame koos teada, kas minu katsed leevendada aasta lõpu stressi igasuguste jõululiste tegevustega kandsid vilja või mitte. Tere hommikust! Käes on esmaspäeva hommik. Kell on 6:30 ja mina ei maganud täna öösel. Kõik, reaalselt, ma ei maganud täna öösel. Ma olen istunud siin juba viimased pool tundi. No nüüd on kell nii palju, et kui ma oleks maganud, ma oleks nüüd ärganud. Viimase aasta jooksul on minu tavapärasele ärevusrutiinile, kui nii võib öelda, lisandunud ka ootamatult unetu tööd iga mõne aja tagant. Ja praegu oli üks endast. Päev peale unetut tööd, kus on reaalselt terve öö lihtsalt tiksud üleval, nagu võib-olla sa doze off'id natuke, aga sa põhimõtteliselt lihtsalt pikutad silmad kinni, nii et su aju töötab. Päev peale sellist tööd on alati nagu, mis nüüd? Mida ma nüüd peaksin tegema? Mul on terve päev täis kohustusi ja ülesandeid. Kuidas me approachime seda? Mul on tunne kõige hullem asi, mida teha, on tunda ennast ärevana, sest sa magasid vähe, mis on see, mida ma alati teen. Selles mõttes, et ma ei järgi oma enda nõuannet. Aga ma tean, et see teeb põhimõtteliselt alati asja hullemaks. See lisab veel ühe kihi asjale, mis on juba niigi kihiline. Nii ma üritan olla väga chill about it. Ma üritan olla nagu savi, mulle ei olnud seda und vaja niikuinii. Ja ma olen panicking. Ma olen tegelikult panicking sellepärast, et mul on nii palju tööd, mida teha. Me peaks minema täna jõuluturule Laura ja Annaga. Ma ei tea. Mis on minu tavapärane rutiin peale unetud tööd, on see, et ma kirjutan Annale. Meie eelne õhtune chat oli making my way to EP Town. Kõik oli hästi, me soovisime üksteisele hea tööd. Mina täna hommikul Anna sai minult siukse sõnumi. Ehk nüüd tema rutiin on see, et ärkab ülesse, ta nagu, oh no, siis ta kuulab ära minu 3 minuti jagu sõnumeid ja siis me arutame. Siis me arutame, kas me läheme trenni, kas me ei lähe, mis plaan on. Otsusin täna trenni mitte minna, kell on nüüd 8 ja minu strateegia täna on lihtsalt teha nii palju, kui ma suudan ja alustada kohe, sellepärast, et unetusega on see, et nagu alguses saad veel stressist üleval, et mu stress response on praegu olla üleval. Nii et ma teen nii palju, kui ma suudan, sest poole päeva pealt niikuinii asjad võtavad pöörde, ma juba tean. Aga teate, mis vähemalt? Mul on Christmas spirit kodus. Ma panin need tuluksid nädalavahetusel ülesse. Ma ausalt mõtlesin, miks ma varem seda ei teinud. Sellepärast, et suht ainus rõõm, mis meil siin pimedal ajal on jõulud ja kogu nagu jõuludeks kaunistamine ja see nagu cozy pool jõuludest. Nii et ma üritan nüüd seda channelida. Ma sain vahepeal Vikiga kokku ja ta kinkis mulle Emma Chamberlaini kohvibrändi ülimaitsva kohvi ja tassi. Nii et minu hommikurutiin on olnud endale just siia tassi kohv teha, mida ma ka praegu teen. Mul tuli meelde, mul põleb magamistoas endiselt üks lamp, mille ma tahaks ära kustutada, aga ma võin teile ka näidata. Ma ostsin Lidlist reaalselt 20 euriga soolalambi, kas te näete? Ja nagu see on nii cozy, ma praegu kustutan küll ära, aga ja ma olen üritanud nagu teha kõike, et mul oleks cozy, vaadake. Need tulukesed on nii nunnud, rottidel on oma pesaka siin. Time to get to work.
Uskuge või ärge uskuge, aga õue on saabunud valgus. Ma isegi näen väikest päikesekiirt. Kas te näete, see on päike? See on praegu päike. Long time no see, bitch. Me just lõpetasime Annaga 3 tundi kestnud koosoleku. Sest aasta lõpp on täpselt nii kiire ja see on, ma tean, kõigile meeldib seda öelda, aasta lõpp on nii kiire, aga see on fakt. Oled sa õpilane, sul on eksamid, täielik kaos oli tudengina, detsember on ju, töötad sa kuskil tavalises 9 to 5-is, sul on mingi jõulukampaaniad, aasta lõpud, värgid, särgid, või oled sa nagu mina, kes teeb välja mõeldud tööd, on ju, siis on veel kõige hullem, sellepärast, et kõik on kontrolli alt väljumas. Ma tean, et kindlasti teid kõiki kripeldab hinges. Üks väga oluline teema, mida te tahate, et ma addressiksin. Okay, let's get into it. Selleks teemaks on, Maria, mida sa lõunaks sööd? Ma hiljuti alustasin siis meal prepimist. Täitsa kõva porgand veel. Sest ma sain aru, et kui ma sellega ei alusta, siis ma kas suren nälga või lähen pankrotti. Kumbagi stsenaariumit ma ideaalis ei eelistaks. Meal preppimise all ma mõtlesin, et ma teen toitu ette. Aga mul on kalendris iga lõuna ja õhtusöök kirja pandud ja siis pühapäeval ma mõtlen välja, mis ma söön. Sest minu main probleem on see, et ma teen toidu, aga ma mitte kunagi ei osta piisavalt toitu toidupoest nädalaks ajaks. Mul saan teisipäevaks toit otsas. Nii et nüüd ma teen nii, ma kirjutan toidukorrad ette ja siis ma käin toidupoes pühapäeval ja üritan vähemalt soojadeks toitudeks kõik ette osta. Tavaliselt ma panen mingi reedel ikka uuesti minema nädalavahetuseks, aga esmaspäev kuni reede mul on kõht täis, okei? Täna on meil siis tatar, hakkliha ja brokol porgand. Mul on nii fucking hõre olla, te ei kujuta ette ka, nagu mu silmad lihtsalt ei püsi rohkem lahti kui see. Mida ma võtan ette seoses sellega te küsite, mitte midagi. Follow your plan, not your emotions. Ma tegelikult see ütlus väga ei meeldi, sest see nagu veits on see, et sa lihtsalt surud kõik alla ja rassid edasi. Aga see on täpselt see, mida ma praegu teen. Ja teate, mis vahel on vaja seda, et ellu jääda. Nii, ma tahaks vaadata midagi. Aga natuke raske on vaadata, sest mu silmad on nii valusad. Aga ma tahaks midagi vaadata, ma tahaks mingit inspiratsiooni praegu. Mingit inspiratsiooni. Ja õues on uuesti pime. Reaalselt mingi tund aega töö tegemist hiljem. Toas on uuesti täiesti hämar. Kaamera reaalselt jätab valgema mulje, kui siin tegelikult on. Ma ei näe mitte midagi. Jõulutuled, need ei olnudki vaja vahepeal kinni panna, sellepärast, et kogu aeg on pime. Õnneks mu crack, ehk for me, aitas mind läbi sellest. Teate, nad isegi sponsoreeris seda vlogi, aga nende jook oli praegu nii kuradi hädavajalik, et nad väärivad shout-out'i. Ja teate, mida mina väärin? Ühte jõuluimet praegu. Kas te teete nalja? Meil on production team. Oota, ma sätin korra Laura järgi seda valgust. Teate, ma suren piinlikkuse kätte praegu. Ei. Ja mis parem viis kogeda jõuluimet ja jõulurõõmu, kui tulla oma lihase õega nüüdseks maailmakuulsale Tallinna jõuluturule. Teate, mis? Ma olen maailmakuulne. Teate, siin pole isegi piinlik vlogida, sest siin on ainult turistid. Ma olen juba näinud mitut inimest, kes käivad full on stabilisaator setupiga ringi. Räägi üldse, Laura, kuidas sul läheb? Pole nii ammu näinud. Laura ei ole tavaliselt nädala sees available, kättesaadav minule, et temaga hängida, nii et täna on väga eriline esmaspäev. Mina tulin eile Norrast, olen maganud 4 tundi. Mina ka väga vähe maganud. We're matching. Hommikul allusin akadeemilisele survele, täna veedan aega perega, mul on kõik ilusti tasakaalus, õhtul lähen võib-olla söön siis kodus mingeid piparkokke, mis ma ei tea, kust ma saan. Võtan ühe Lähme sa laua taha. Mida kunagi ei kuule. Räägi, ma kuulen. Võtad ühe hõõgveini. Kas sul oli jutt pooleli? Ta veel küsib. Ma kuulasin. Sa ei kuule mind. Nii. Oled perega, allud akadeemilisele survele. Mis veel uudist? Mis sul uudist? Palun vabandust. Ma üldse ei tahtnud vahele segada. Ma olin nii äksi täis, sest siin toimub nii palju. Behave yourself. Võtame siis kõigepealt väikse glögi. Kas siin vets on? Kindlasti mitte. Kuusa alla? Ma kuulsin, Laura, et sa käisid hiljuti Norras. Kus sa seda kuulsid? Reisil.
teie Instagramist. Et seal olevat ka jõuluturg ja see on kuum teema, et palju asjad jõuluturul maksavad. Kuidas Norras oli teadagi väga kallis riik? Sul võib täiesti õigus olla rääkides Norra riigist, mis siis on tegelikult väga kallis riik tänapäeval, Skandinaavia riik. Ja resourceful. I'm giving the same energy. Ma käin ülikoolis. Norras, kui me kõndisime tänavatel, sa siis tasuta glögi ja piparkooke. Tasuta. Kuulsite seda, jah? Kohe teeme turu-uuring, palju meil siin maksab glögi. Alati on vaja kõigepealt teha tuur peale. Klassikaline glögi 7 €, siin ma näen 6 €. See on tõeline sotsiaalärevuse exposure therapy. Hetkel kõige odavam on 6 €. Vaatame sinna poole veel siis. Kuule, ühe praekapsa teeks küll praegu. Tundub, et siuke jõuluturu keskmine hind on 7 €. Tere! Meie kiire tururing näitas, et teil on kõige odavam glögi siin, nii et palun üks tops glögi. Ja, alkoholivaba, vabandust. Ma ei tea, kumb tavaline. Ei ole vaja, aitäh. No nii. Ma sain aru, et ma olen teinud totaalse vea, uuringumeetod ja see on viga, sest see oli alkoholivaba. Ei, ma võrdlesin lihtsalt glögi hindasid, ehk teised olid tõenäoliselt alkoholiga, aga samas need olid 7 €, nii et väike uurimisviga käibki asja juurde, ütleks minu bakatöö juhendaja. No minu õde on ikkagi professionaalne. Sotsiaalmeedik ja maailmakuulus. Ei ole, suunamudilane. Me oleme kõige kallima kinnisvara peal Raekoja platsil, mis on kuuse ees, kus tehakse pilte. YouTube blogger? Yes. Do you want photo me? Take a photo? Yes, of course. Do you like it here? Because I have a very language. Aha, okei, yes. Kui me olime väiksed Lauraga, meil oli iga jõul, toodi meile koju jõulukaunistusena 3 väga Ei olnud samas kodus. Väga pikku tead ju. 3 väga pikku, mis istusid alati, ema, isa, laps. Kus? Lapsel oli lumepall käes, isa on hallivesti laternaga. Kus? Kodus. Mis kodus? Kõikides kodudes, nagu mingi ääre peal. Me ei kasvanud samas kodus, tuleb välja. Igal juhul, meil oli 3 päkapikku ja vaata, Ma lihtsalt tahtsin kingitusi. minu jaoks need päkapikud olid kõige erilisem asi üldse. Nemad olidki jõuluspirit. Alati, kui need tulid välja ja nad ilmusid ka out of nowhere alati. Ma olin 22 aastat vana eile, kui ma sain teada, et jõuluturul müüakse neid päkapikke massiliselt. Ma mõtlesin, et on meie pere erilised päkapikad. See on nagu, kui isa tõi reisilt iga kord ühe looma, aga tegelikult Oh my god, jaa. Meie isa reisis palju, kui me olime noored ja siis ta iga kord reisilt tõi meile ühe väikse loomakese Lauraga. Ja siis üks päev me avasime, et tal oli neid loomakesi ostetud terve kilekoti täis lennujaamast ja ta iga kord võttis oma nagu keldrist ühe loomakese ja ütles, et see oli toodud sealt riigist, kus ta käis. See oli sama valus, kui et jõuluvana pole päris. Minu meelest see oli naljakas. Igal juhul missioon on leida üles päkapikud ja ideaalis osta need samad, aga võib-olla... Miks sul 2 tükki on vaja? Miks sa ei tarbi targalt? Võib-olla osta, sest meil oli 3 alati. Ema, isa, laps, perekond. Tervislik perekonna mudel. Kohe silme ees. Aga mitte tänapäevane. Meil on ka kõrgpere vaja osta. Väga traditsiooniline. Kärgpere. Vabandust, täitsa jälle. Need päkapikud on vahepeal upgrade'i saanud. Meil olid nagu... On ka möödas mingi 18 aastat. 20 aastat. Kas peaks siis ostma ühe, et tarbida targalt? Ja siis järgmine aasta teise. Okei. Ja siis niimoodi iga aasta, kuni... Saaks lapsed. Millise ma peaks ostma, Laura? Silmad kinni. We should do that. Hello! Yes. You're good. Very hard. Nii nunnu. Very hard. Ühel on Ozempic müts, vaata kui pikk see on. Aga Laura, see ei näe välja ju nagu see, kes meil oli. Ta oli palju paksem. Mis tal käes on? See läheb hetkel tagasi. Kas saaks selle, kellel lammas üles on? Voh, tema, ma korra vaatan. Need lihtsalt, need ei ole nagu need kunagi olid. Kui palju tema maksab? 10. Siis ma võtaksin tema, palun. No nii, otsustatud. Meile tuleb lambatüdruk. Kommenteeri kala, mis ta nimi peaks olema. Voh, see ongi täna see vlogipäeva küsimus. Fakt on see, et jõuluvana on. Ma ise nägin müts välkus, järjekord oli maja taga. Ainus probleem on nüüd see, et ta tõenäoliselt küsib luuletust. Mis luuletused meil on varus? Käbi. Minu luuletus sai läbi. Klassika, kas midagi veel? Saame mingi pool kinki sellest. Jõuluvanaga on praegu meet-up, saab niisama pilti ilma luuletust lugemata. Nii, tuleb. Kuidas siis edeneb tööpostil olek? Kas on väga tihe? Ei oska veel öelda alles teist päeva pärast Meil ei ole selle peale rohkem öelda midagi kui jõudu tööle. Ja häid jõule! Tervist!
ja armastus. Kõiki muud saate otsa raha eest. Teile ka tervist ja armastust. Meeldiv kohtuda, nägemist. Ma hakkan nutma. See oli nii tore. Oh my god. Ta oli nii vahva. Ma ei tea, kas te kuulsite ka see, kuidas te ütlesid, et inimesed tulevad, kurdavad oma muresid praeguses maailmas, tulevad, räägivad nagu ka väga suurtest poliitilistest teemadest ja jõuluvana on see, kes kõike seal kuulab. Ja ta ei saa öelda, et kuule, tõmbame otsad kokku aega minna. Väga great. Igal juhul shout out jõuluturu jõuluvana. Väga talvine hommik, ma ei ole fänn. Minu jaoks märgistavad talve kohale jõudmist mitmed asjaolud on ju. Mõne jaoks on see esimene lumi, mõne jaoks on see esimene advent. Minu jaoks on see ka need kõik asjad, aga lisaks see esimene kord, kui sa ei saa oma autoga kohe sõitma hakata. Et sa pead ootama, et klaas sulaks või et üldse oleks piisavalt soe või mis iganes. Vot see on see hetk, kui on talv kätte jõudnud. Sõbra Anje, kuidas teil on ellujäämine raskel ajal nimega talv? Täna ei kommentaari. Täna ei kommentaari. Olukord on pisut kibe. Olukord on pisut kibe. Ma olen trennist tagasi kodus ja täna on vist minu õnnepäev, sest õues paistab päike. Mul on hea meel, et meil on väikene õuetegevus planeeritud. Mina ja Anna läheme tegelikult kohe, ma panengi ennast valmis, metsa, et tuua mulle kuusk koju. Jep, te kuulsite õigesti. Okei, aga kell on nüüd palju. Päev tuleb pikk. Et jumal tänatud, et ma täna öösel magasin. Kuigi selle unetuse nagu kõige hullem osa on see, et sa taastud sellest nagu mingi, ma ei tea, mina vähemalt mingi nädala aega. Et isegi kui ma täna magasin 9 tundi, siis mul ikka tunne nagu ma oleks maganud 6, sest nagu mu keha on endiselt nii šokis sellest. Ja ma üritan olla iseendaga kannatlik ja mitte ka üle pingutada. Projekt Maria toob endale riigimetsast kuuse. Saab alguse nüüd. Mul on siin ustav päkapiks, muidugi. Ustav päkapikk igaks asjaks terves mu elus. Nii, ma tunnen ennast nagu papp, sest ma panen telefoni siia põue taskusse. Kui te mõtlete, et mida sul on vaja selleks, et metsast kuusk tuua, number 1 on suusariided, sellepärast, et mina ei tule oma Ivo Nikola fancy mantliga siia. Teiseks on mul suusakindad kaasas ja kolmandaks kõige olulisem osa, muidugi saag. Nii et ma arvan, et asume teele. Vaadake mind. Ma olen valmis. Minu pere ei ole kunagi kuusepere olnud. Meil ei olnud kunagi kodus. Viimane kord, kui mul oli suur kuusk kodus, oli kui ma olin väike, mu vanaisa juures oli alati. Aga muul ajal meil oli mingi minikuusk, kes ei olnud nagu jõulude centerpiece kodus. Küll aga nüüd ma olen üksinda. Eelmine aasta mul on ühtegi kuuske ja ma mõtlesin, et on aeg seda traditsiooni iseenda jaoks alustada. RMK challenges mind, et Maria, mis oleks, kui sa prooviksid leida omale päris kuuse riigimetsast. Ja teadagi, kui sa tahad endale metsast tuua kuuske, sa ei saa seda päris igalt poolt suvaliselt võtta. Minu väga meeldivaks üllatuseks on RMK-l eraldi äpp, selle nimi on RMK, üllatus. Siin on siis niimoodi, et kui sa valid menüüst kuuseke, siis siin on põhimõtteliselt kõik info, mis sul on vaja teada metsast kuuse toomise kohta, mis teeb nagu minu jaoks asja väga palju lihtsamaks. Sul on kaart, siin on öeldud roheline on riigimets, kust võid jõulupuud otsima minna. Nii, siis teed kaardi lahti, nagu te näete, meie oleme siin Harku rabas, kus see konkreetne ala on pruun, me tahame siia rohelisse minna. Ja tegelikult nii, kui sa vaatad Tallinnat, siin on päris palju, siin Peetri kandis on, kus tohib võtta, Kangru kandis on, Hark on üks suurimaid, Tabasalus, et tegelikult nagu mina mõtlesin, et ma pean sõitma mingi mega kaugele. Ei, sugugi mitte. Nii, ja nüüd me oleme jõudnud vaikselt siia metsa poole ja mulle tundub, Anna, et me vist peame nüüd nagu teelt eemale uitama. Tavapäraselt ma läheksin siit mööda rada. Aga tänase ebatavalise challenge'i raames lähme me otse metsa. Ma mõtlesin, et selle vlogi kontseptsioon võiks olla, et mitut naist läheb vaja, et tuua puutuppa. Et kas saame kahekesi hakkama, milles mul ei ole vähimatki kahtlust. Aga vaatame, et kui keeruline see tegelikult on. Ma olen väga mugav inimene. Üldiselt ei ole nõus tegema asju, mis on liiga ebamugavad. Aga see tundus nii fun challenge nagu jõulude puhul, et kui ma näen vaeva selle
nimel, et see kuusk mul oleks toas. Ma mõtlesin, et see tundub väärt seda. Veits siuke jõulutegevus ka perega või partneriga. Nii, lähme siis siit või? Jah. Ma tunnen ennast nagu mingi tõeline Nat Geo ajakirjanik praegu. Dora the Explorer. Jaa, reaalselt. Kui kahtled, tšekkame kaarti. Mul tunnen, kui ma oleks loodusklassis uuesti. Okei, me peame minema natuke sügavamale. Hetkel näitab, et me oleme veel pruunil alal. Natuke ronimist ei tee paha. Ei tee paha. Kas kuuskedel on nagu kaladel, et sul on alammõõt või? Et kui on liiga väike, pead vette tagasi laskma. Oota, ma loen, kas on kirjas. Vali kuusk. Võta puu sealt, kus tal ei ole lootust suureks kasvada. Teede kraavide servadest. No jaa, täpselt õige koht. Ja ei ole midagi öeldud suuruse kohta, aga mulle tundub, et need on natuke liiga väiksed. Nagu tiheduse mõttes. Ja ma näen seal veel, nii et lähme uurime. Oh my god, siin on suur kraav, Anna. No peab üle hüppama. Oh no! Korras. Ja nüüd hüppan koos kuusega või? Ma ei tea. Davai. Valmis? See oli kergem, kui ma arvasin. Let's go! We did it! We did it! No nii, nagu te näete, saime kuusetuppa, me ostsime, kui te tahate lähemalt vaadata, Bauhausist ka sellise kuusejala. Spetsiaalse, maksis 25 €, ei midagi hinge murdvat. Ja nüüd väga oluline osa on ka see natukene vett valada, sellepärast, et nii palju, nagu ma foorumitest lugesin, see on väga oluline nagu kuuse säilimiseks, et sa teda hästi hüdreeriksid ja siis ehk ta kestab meil ka kuni 3 kuningapäevani. No nii, sõbrad, mõned päevad on möödas, aga mina olen ikka siin samas ja kuusk on endiselt püsti. Ma tahtsin teid tänada, et te selle video lõpuni vaatsite. Kui te vaatsite siiamaani, siis kommenteerige alla. Midagi, mida ma juba vlogi sees teilt küsisin, aga kommenteerige alla, mis võiks minu päkapiku nimeks saada. Boonuspunktid, kui sa pakud nimega sellele lambale, mis siin on, sellepärast, et see on väga täiskasvanulik panna elututele objektidele oma kodus nimesid. Igal juhul ma väga loodan, et teile meeldis see vlog. Aasta lõpp on hullumeelne ja väsitav, aga vähemalt selles vlogis me saime natukene lõbutseda ja jõulurõõmu koju tuua, nii et ma loodan, et see ka kandus teie kodudesse. Nii et olge tublid ja näeme teiega juba järgmisel pühapäeval jälle. Nägemist!